Tere hommikust! Aitäh, et olete siia kohale tulnud läbi Tuisu. Ja tere kõigile, kes on veebis meid vaatamas. Mina olen Külli, töötan Haridus-Teadusministeeriumis õppimiskohustuse reformi projektijuhina. Minuga on täna siin Marelle. Tere! Ja aitäh selle kogemusloo eest, mida me kuulsime. Meie hakkame rääkima nendest infoallikatest, et kui sa oled raskes situatsioonis või sa tead, mida valida, et toetuda ka õigetele infoallikatele, kust infot leida. Ja käime üle kõigepealt kõige põhilisema. Missugused on need põhikoolijärgsed haridusvalikud, kutseharidus, kutsekeskharidus, üldkeskharidus. Ja nende kohta saab rohkem lugeda Eesti haridussüsteemi ühest kõige olulisemast seadusest, Eesti Vabariigi haridusseadusest. Ja selle leiab Riigi Teataja portaalist ja soovitan seda lugedes leida üles kõige viimane redaktsioon ehk vajutada nupule Leia kehtiv. Siin pildil on ka selline õpe nagu ettevalmistav õpe, mis on siis sellest sügisest esimest korda erinevate kutseõppeasutuste juures ja räägime sellest natukene lähemalt. Ettevalmistav õpe on selleks tulnud, et ligi 800 õpilast peale põhikooli lõppu ei ole leidnud endale tavaliselt õpiteed ja on jätnud oma haridustee pooleli. Samuti umbes sama palju katkestab oma haridustee kas kutsehariduse esimesel kursusel või gümnaasiumi esimesel aastal. Ehk selleks, et need noored, kes lõpetavad põhikooli ja kellel ei ole kindlat teadmust, kuhu minna, mida õppida, siis selleks ongi loodud ettevalmistav õppe, ehk need noored, kes ei saa kuhugi kooli sisse või on nende eesti keel puudulik ja nad vajavad eesti keele järgi aitamist, et nende jaoks oleks selline koht, kus nad saavad individuaalset toetamist, nende pädevusi toetatakse, vaadatakse üle, et nad leiaksid oma tugevused ülesse, mis on nende suunad, kuhu nad võiksid liikuda. Ja ettevalmistav õpe muidu kestab 1 aasta, aga tegelikult võib juba varem, kui on oma tee leitud, liikuda kas siis kutseharidusse või ka gümnaasiumisse vastava õppekoha leidmisel. Ja ettevalmistavasse õppesse saab siis sisse astuda või leida see sobiv õppeasutus, kus seda läbida, alates jätkuvastuvõtust, mis algab siis 1. juulist või siis hiljemalt 15. juulil. See sõltub nüüd sellest kutseõppeasutusest, kus ettevalmistav õpe avatakse. Ja käime korra üle ka veel need õppekohad. Ehk kui me ennem rääkisime haridusliikidest, siis tegelikult ka teie lähete kuhugi konkreetsesse koolimajja ja vaatate neid koolimaju, kuhu kas teil on kõige lähem minna või siis vastupidi keegi, kes tahab kodust ära. Et põhikoolijärgsed õpivalikud, siis siin see esimene põhikooli juures on lisaõppe, mis on hariduslike erivajadusega õpilastele. Õppimiskohustuse reformis on väga oluline, et ükski laps ei jääks õppeta. Et kõik lapsed ja noored vajavad toetust ja õpet. Ja lisaõppe toimub siis põhikooli juures ja selle avalduste esitamine toimub juba 1. juuniks ja need lapsed, noored on tavaliselt juba tegelikult toetatud põhikoolis ka varem, ehk kooli ja lapsevanema koostöös sünnib see otsus lisaõppele jäämise puhul. Juba räägitud siis ettevalmistav õpe, mis hakkab siis toimuma enamasti kutseõppeasutuste juures ja siis gümnaasium ja kutseõpe. On ka nüüd hakanud tekkima Eestis hariduskeskused, kus pakutakse erinevat liiki haridust. Et kui te olete meediast ka lugenud Hiiumaa hariduskeskuse loomise kohta ja ka Pärnus on kutsehariduskeskus, see tähendab, et nendes koolides pakutakse nii kutseõpet, mittestatsionaarset üldharidusõpet ehk niinimetatud täiskasvanute gümnaasiumid on seal ja ka täienduskoolitusi. Ehk need on hariduskeskused, kus siis pakutakse eri haridusliikide õpet.
Aga käime korra läbi selle ajajoone, et mis teid siis sellel kevadel ees ootab. Et põhikooli lõpetamine ja sisseastumine, siis periood algab 30. märtsil, mil algab avalduste esitamine siis sobivatesse koolidesse otse nende koolide kodulehtedel ära toodud siis keskkondade kaudu. Ja see periood siis kestab 15. maini. Ehk see on päris pikk aeg, see on 1,5 kuud, kui teil on aega avaldust esitada sobivasse kooli. Seal vahel on ka põhikooli lõpueksamid, mõnedes koolides ka e-eksamite katseeksamid. Ja selle avalduse täitmisel on oluline ka see, et te olete oma vanematega läbi rääkinud, nad on kinnitanud, et nad on nõus teie valitud suunaga. Ja 16. maist 8. juunini siis toimuvad koolides erinevad kas testid, vestlused, katsed, kuidas iganes koolid neid nimetavad. Et sõltuvalt suunast või moodulist, mida kool pakub, on see äkki vajadus esitada mingi portfoolio. Enamasti koolides toimuvad vestlused, aga need on kõik kirjas siis selle kooli vastuvõtu korras ja vastuvõtu tingimustes, kuhu te siis kandideerite. Nii et kogu info on selle kooli vastuvõtu kohta selle kooli kodulehel olemas. Ja siis 9. juunist hakatakse pakkuma nende koolide poolt siis koolikohti. Ja see ei toimu niimoodi, et minuti või sekundi pealt hakkavad need kohad tulema, et 9. juuni hommikul siis mingid hetked, kui koolid oma tegevustega valmis saavad, hakkavad need koolikohad esimesteni jõudma. Ja teil on siis aega 3 päeva, et see koolikoht kinnitada. Et siin on olnud erinevaid arvamusi, kas 3 päeva on liiga pikk aeg või 3 päeva on liiga lühike aeg. Et sõltub, kuidas seda vaadata. Et kui sa oled saanud kutse täpselt sellesse kooli, kuhu sa tahad õppima minna, siis ma arvan, et see otsus koolikoha kinnitamiseks tuleb väga ruttu. Ja ei ole vaja selleks 3 päeva, vaid see toimub tundidega. Miks on see oluline tegelikult, et võimalikult ruttu see koolikoht ära kinnitada, sest sellest sõltub see, kas see koolikoht pakutakse järgmisele õpilasele. Ehk kui sa oled kandideerinud 3 kooli näiteks, ja sa saad sobiva pakkumise, siis need teistele ka kohe ära öelda, et sa ei soovi neid koolikohti ja järgmine õpilane saab selle koolikoha siis. Ja selline protsess siis toimub 30. juunini. Ehk kui te ei ole 9. juunil saanud seda teadet, siis ärge heitke meelt, tegelikult see periood on teie jaoks väga pikk, ma kujutan ette see 30. juunini ootamine, aga Eestis on kõigile põhikooli lõpetajatele koolikohad olemas, nii et ärge muretsege, ka teie jaoks on koolikoht olemas. Ja siis, kui ei ole ikkagi need noored, kes ei ole siis leidnud omale koolikohta, toimub 1. juulist või siis hiljemalt 15. juulist jätku vastuvõtt vabadele kohtadele koolides ja vastuvõtt algab ka ettevalmistavas õppesse. Et kui kutseõppeasutustesse või gümnaasiumitesse toimub selline kandideerimine, siis ettevalmistavasse õppesse avalduse esitamisel ikkagi teid võetakse vastu, et seal ei toimu kandideerimist, vaid seal oletegi vastu võetud, kui te soovite ettevalmistavasse õppesse minna. Nii, et ja seal karjääriveebi tänase seminari juures oli ka see link põhikooli lõpetamise ja vastuvõtu kohta, ehk selline lehekülg on Haridus-Teadusministeeriumi kodulehel olemas, see pidevalt uueneb, me lisame sinna infot ja kui tekib küsimusi, siis alati sealt saab vaadata ka seda sama ajajoont uuesti, aga mis siis toimub enne 30. märtsi? Sinna on pea kuu aega. Et tegelikult, kui te ei tea, milline haridustee valida, siis üheks heaks infoallikaks on noorteinfoportaal D5, kus on siis võimalik lugeda erinevaid artikleid erinevatel teemadel, aga seal hulgas ka õppimise ja hariduse kohta. Ja sellel nii veebruaris kui märtsis on ka just põhikooli lõpp ja vastuvõtt erilises fookuses seal, nii et infot leiab seal erinevatest teemadest. See
kus koolides toimuvad infotunnid ja kus toimuvad ka avatud uste päevad, ka samamoodi on seal see ülevaade nii kõrghariduse, keskhariduse, kutsehariduse kohta, nii et julgelt vaadake, kui soovite teada, millal mingis koolis on avatud uste päev või infotund. Samuti seesama Töötukassa Minu karjääri infoportaal annab teile selliseid suunavaid vihjeid, et kui sa ei tea, kuhu minna, mida valida, siis on võimalik vaadata ja teha läbi seal karjääri portaalis ka erinevad variandid, et teha test näiteks kas gümnaasiumi või kutsekooli. Ja samamoodi, kui ollakse väga selline ärevil enne vestlust, ehk kui hakkavad 16. maist need koolide vestlused, siis see teeb ärevaks, siis hea on harjutada ennem ka seal seda koolivestlust. Nii et see on üks hea koht, kuhu minna vaatama. See, milliseid ameteid või oskused teid kõnetavad tuleviku vaates, et tegelikult me keegi ei tea 9. klassi lõpetades, kelleks me tahame saada. Mina ei teadnud ja kui ma seisin või seisan ka ligi 50 inimese ees, kes on täiskasvanud, ammu koolid lõpetanud ja küsin nende käest, et kas te teadsite 9. klassi lõpetades, et kes teist teadis, mida te tahate õppida või kelleks te tahate saada, siis sellest 50 inimesest tõstis käe 5. Ehk see on täiesti normaalne, et te ei tea tegelikult, mis teist saab ja mis tööd te tahate teha, aga oskuste kompass annab jälle sellise toreda võimaluse ülevaate saada, mis ametid on, mis nende ametitega kaasas käib, mis omadused on nendeks ametiteks vaja ja ka see, et kui palju seal võib-olla palka makstakse. Ehk kuigi see raha ei ole oluline, vaid oluline see, et sa hommikul tõused rõõmsalt üles ja lähed kas kooli või tööle, aga natukene raha tahaks ka sellest saada. Nii et oskuste kompass on ka selline teejuht oskuste ja ametite maailmas, et kui kujutled ennast ette 10 aasta taha, et mis minust võiks saada ja mängida selle mõttega. Infot nii enda tunnistuste kohta kui ka koolivõrgukaardi kohta saab haridusportaalist Edu, mis on Eesti hariduse kõige kesksem infoportaal. Siin on ka QR-kood, et seda nii-öelda vaadates oma telefoniga jõuate kohe Edu esilehele. Ja käiksin korra läbi siin, et mis siis haridusportaalis Edu on 2 olulist asja. Dokumenditasku. Seda teil ei lähe sel kevadel vaja, sellepärast, et tegelikult koolide vastuvõtul kõik teie andmed tulevad Eesti hariduse infosüsteemist kenasti nende vastuvõtvate koolide kätte. Aga ütleme nii, et kui teil on edaspidi vaja kandideerida või teil on edaspidi vaja digitaalselt kinnitatud tunnistusi või tõendeid oma hariduse kohta, siis see on tegelikult see koht, kus te saate nad endale alla laadida. Ja kust saab infot, missugune kool üldse kusagil asub, on selline kaart interaktiivne, kus saab otsida siis nii üldhariduskoole ehk gümnaasiumi kui kutseõppeasutusi ehk vaadata, et mis regioonis või mis piirkond teid kõnetab, mis koolid on teie kodu ümber ja siin ei ole ainult siis mitte kutseõppeasutused või gümnaasiumid, vaid on ka tegelikult huvikoolid ja ka autokoolid näiteks, kui teid need huvitavad. Et kõik haridusasutused, kes pakuvad mingit õpet, on siis sellele koolide kaardile kantud. Ja see on siis lihtsalt Google'i otsingus teha koolide kaart või koolivõrgu kaart, et jõuate selle kaardini. Jõuamegi nüüd kutseõppe juurde ja paar aastat tagasi tehti kõikidest 31 kutseõppeasutustest sellised virtuaaltuurid, ehk te saate tutvuda, missugused hooned seal kooli juures on, mis masinad seal on, missugused on need õppeklassid, missugune on näiteks õpilaskodu, missugune näeb välja õpilaskodu, kui see on teie kodust kaugemal ja te peaksite seal ööbima.
Et sellise ülevaate ja virtuaaltuuri siis kõikidest Eesti kutseõppeasutustest saab. Ütlen küll, et see tehti 2-3 aastat tagasi, et kindlasti on need kohad veelgi uuenenud. Nii et kindlasti on võimalik minna ka sinna avatud uste päevadele. Aga annangi nüüd sõna edasi kutseharidusest rääkima Morellele. Aitäh! Ja, aitäh, et mina olen tõesti kutsehariduse valdkonnas Haridus-Teadusministeeriumis ja miks kutsehariduses, sellepärast, et me oleme teinud kutsehariduses väga olulisi muudatusi. Et võttes arvesse tegelikult kõiki lapsevanemate tagasisidet ja laste tagasisidet, mis on tulnud ja sellest tulenevalt oleme püüdnud siis seda kutse keskharidust, mis on siis definitsiooni mõistes, aga rakenduslikku keskharidust siis ellu kutsuda sellisel moel, mis vastaks nendele ootustele, mida meile on siis nii lapsevanemad kui lapsed tegelikult edastanud, et milline võiks olla kutsehariduses, siis kutse keskhariduse just õppekava. Ja miks ma just kutse keskhariduse peale täna nagu keskendun, on see, et kuna 9. klassidel ja õppimiskohustus ütleb, et te peate omale tee leidma ja eelnev kõneleja minu meelest kõneles väga hästi sellest, et igaüks leiaks selle tee, mis päriselt sinu sees on. Ja väga hästi kõlas ka see, et kui ma saan minna mingil hetkel oma oskustega tööle ja omandatud mingid kutse pealt teenida veidikene omale baasraha selleks, et olla tulevikus tugevam ja valida siis see tee, teadlik tee, et mind väga imponeeris eelkõneleja ütlus, kuidas ta nüüd alles 3. kord õpib teadlikult, mitte sellepärast, et ma pean saama kõrgharidust, vaid sellepärast, et see huvitab mind ja see annab mulle minu sellel teel, mida ma praegu käin, oluliselt lisandväärtust. Võt see oli hästi oluline sõnum. Ja kuna kutseõppes ei kao ära ka tavalised kutseõppe õppekavad, mis on siiani olnud ja seal muutus sellisel moel ei ole, pigem koolid teevad sinna õppekavasid juurde, siis sellepärast keskendun väga oluliselt just sellele kutse keskhariduse pakkumisele, mida me siis oluliselt muutsime. Hästi palju on küsitud, miks me oleme seda teinud ja sellepärast ma ei väsi endiselt ka toomast siia mõningaid nüansse juurde, miks me seda teeme, et kutsehariduse valinud noor saaks kindlasti tugeva keskhariduse ja see tuli nii õppijate kui lastevanemate soovidest, et keskhariduse komponent selle kutsehariduse sees on niivõrd väike, et väga keeruline on minna edasi õppida, mitte võimatu, vaid keeruline, et kummutades siin valeväidet, et kutseharidus on tupiktee, ei ole. Aga me anname natuke tugevdatud siis haridus selleks, et see oleks tulevikus edasi õppimise võimalustega suurem. Et tal oleks tööturul rohkem paindlikkust ja valikuvõimalusi. Kui me räägime tänapäeva tööturust, siis enam ei ole nii, et nagu te kuulsite ka eelkõnelejal, täna õpin selle ära ja ma elu lõpuni ainult seda tööd teen. Tänane tööturg tänu infotehnoloogiale on nii palju arenenud, mis nõuab tegelikult teadlikumat töötajat, teadlikumat oskustöötajat ja eeldab ka seda, et ta on võimeline paindlikult reageerima tööturu muutustele ja oma eriala professiooni vahetama oma tööelu ajal. Ehk et see on see, mis siis tänapäeva kutse keskhariduse õppekavad tegelikult sihitavad seda erinevat paindlikkust, erinevaid oskusi, et ma oleksin tööturule tegelikult, kuidas ma ütlen siis, teadlikum tegija. Karjäär kestaks kauem ja oleks mitmekesisem. Et ülioluline jälle. Minu karjäär kestab pikalt, ma õpin edasi, eelkõneleja samamoodi, kogu aeg ta rääkis sellest, kuidas ta otsis õppimisvõimalusi. Selleks, et püsida tööturul, üks asi ammendab ennast või sa saad ennast sellest lahti tõmmata ja sa lähed midagi muud tegema. See on jumalast okei. See oli väga hea näide. Et õppijal oleks rohkem valikuvabadust ja mitte vähem. Et ma saaksin valida. Ma olen alati öelnud, et kui inimene õpib, ei ole valesid valikuid üldse olemas. Ja kui mul on taskus ikkagi ka oskustunnistus teatud kompetentside ehk minu oskuste peale, siis ei saa olla võimalik, et sa ei leia tööturul tööd. Jah, on kindlasti hetki, kus võib-olla peab natukene ootama mingil põhjusel, sest ka tööturg muutub lähtuvalt keskkonnast ja majandustingimustest, aga siiski ta leiab selle. Ja sest tal on see trumpäst taskust võtta. Ma ikka ütlen, haridusdokument on trumpäst taskus, kui see vaja on välja võtta. Ja see annab sulle valikuvabaduse tööturul. Et siinkohal paar siukest toredat lauset tegelikult ka, et mõelda selle üle, et kutseharidus tegelikult ei kitsenda valikuid, vaid me avardasime kutse keskhariduse õppekavadega neid
väga ülioluliselt, mille juurde ma kohe ka jõuan, et miks see siis nii on. Ja rohkem üldharidust ei tee nagu minekut keerulisemaks sinna tööturule, et on ka ette heidetud seda, et et te panete kutseharidusse nüüd nii palju üldharidust juurde, et aga tahaks jube kiiresti oskustöölist, eks ole. Aga kui ma eelnevalt ütlesin, siis infotehnoloogia on tegelikult toonud selle tööandjate huvidele vastavaks, et mida keerulisemad tehnilised masinad, seadmed ja automatiseerimine on, seda tegelikult üldhariduse pädevust ka rohkem tarvis läheb. Nii et sellepärast ka. Nüüd kutsekeskharidusest siis, et mis me tegime selle kutsekeskharidusega, et kutsekeskhariduse õppekavad siis kõik on ümber tehtud sellest sügisest. Kõik. Mitte ühtegi vana kutsekeskhariduse õppekava, mitte üheski kutsekoolis enam ei ole. Kõik tegime ümber, me laiendasime oluliselt valikuid ja see tuli jälle küsitluste ja uuringute tagasisidest, et kus siis lapsed on öelnud, aga mul ei ole seal midagi valida. Et väga tihti oli see valik nagu piiratud sellel moel, et ma ei taha kokaks ja ma ei taha ehitajaks ja mul ei ole tegelikult seda valikut. Siis nüüd me oleme üritanud teha selle kutsekeskhariduse valiku erinevate kutsealadele, et mis on sinu huvi. Ma pärast ka näitan ja kommenteerin mõnda, et mis see siis on kasvanud, et ei ole niimoodi, et kui ma olen kunstiinimene, siis ma ei pea minema kokaks, sellepärast kui ma lähen kutsekeskharidust õppima, ma saangi oma huvialal edasi minna ka kutsekeskhariduse teel. Et on olemas nii kunst, on olemas muusika, on olemas merendus, kõik asjad on olemas, et sellest siis natuks aja pärast. Aga millest siis koosneb see kutsekeskharidus, mis siis tegelikult, ütleme, üldhariduskomponendi kasvades, tegelikult kasvatas ka ajalist mahtu, kuigi mina olen see inimene, kes ei armasta hariduse omandamisel rääkida ajast. Ja miks? Jälle eelkõnelejad kuulates, aeg ei ole hariduse omandamisel üldse oluline, vaid see väärtuspakkumine, mille sina saad, kui sina õpid. See on oluline. Ja see on ka inimeste võimekusest tegelikult erinev. Mõni inimene õpib 2 aastaga kiiresti ära, sest tal ongi kiirem võib-olla mõtlemine, eks ole, tema aju töötab teistmoodi võib-olla kui mõnel teisel, mitte võib-olla, vaid päris kindlasti meil töötavad nad veidi erinevalt. Mõni teine inimene vajab jälle rohkem aega, ühe ja sama saavutuse ja see on kõik jumalast okei. Et ärge mõõtkem ajas oma hariduse saamist, vaid selles, mida te saate selle hariduse seest. See on ülioluline. Kutsekeskharidus siis koosneb põhiõpingutest, need on need erialased õpingud, mis siis millisele erialale või ütleme valdkondade sisenete, need on kõik erialased. Üldharidusõpingud on siis need, mis siis on, mida te ka praegu põhikoolis õpite, matemaatika, eesti keel ja loodusained ja sotsiaalained ja valikõpingutest. Gümnaasiumis nimetatakse valikõpinguid valikkursusteks ja kutsehariduses on see valikõpingud. Valikõpingutega siis tegelikult me ka oluliselt jälle muutsime neid võimalusi, mida siis koolid saavad pakkuda ja üks minu meelest väga toredatest võimalustest on see, et sa saad minna see osa on umbes pool aastat kogu mahust, on see, et sa saad minna pikale lisapraktikale, kui sa tunned, et sa ei ole tööturu jaoks küps või sa tahad mingit lisandväärtust saada sellel moel, et õppisin küll seda, aga võt seal on selles asutuses on siuke jube huvitav asi, ma tahan seda minna päriselt juhendaja käel lisandväärtusena omandama. Ma saan praktikale minna juba, sest tegelikult kutsekeskhariduse lõpetajatel, kes viimasel aastal on praktikal, väga paljud saavad omale juba töökoha. Et need, kes näitavad ennast väga teadliku õppijana ja väga huvitundva õppijana, need võetakse juba praktikal olles, sõlmitakse kokkulepped ja võetakse ära tööle. Mis annab väga hea stardipositsiooni sulle selleks, et sul ei ole vaja muretseda, et kuhu ma siis nagu lähen tööle või mis ma nüüd siis teen, vaid ma saan kohe alustada juba tööga. Ja valikõpingutes on ka tegelikult kutsehariduses on see Erasmus+ projektid, mis on rahvusvahelised projektid, mille kaudu jälle selle sama valikõpingute raames, kui ma soovin ja kool pakub, on võimalik minna pikale ka välispraktikale. Et praegust on need võimalused umbes 6-ajased seal õppeprotsessi sees, kui on praktikaaeg, aga siis ma võin veel lisandväärtusena, kui kool saab seda pakkuda, minna. Kõikidel erialadel see võib-olla välispraktika ei ole nii lihtne, sest leida seda, kus ma teen seda enda erialast praktikat, võib juhtuda natukene keerulisemaks ja sellepärast tuleb võib-olla koolil veidi rohkem sinna panustada, et see leida. Valikõpingute sees
tegelikult ma nüüd ruttan küll mõne punktiga sinna, aga kuna ma valikõpingutest praegu räägin, siis ma räägin selle teema siin lõpuni, on vabaõpingud, mida ennem ei ole arvestatud. Ehk et see on see mitteformaalõppe arvestamine, et kui te käite kuskil huviringis, jalgpall, korvpall, ma ei tea, mis iganes veel, robootika, võib-olla on veel mingid muusikad, rahvatantsud, et teil on mingid siuksed huviringid, siis selle huviringi osa arvestatakse teil selle valikõpingute raames ühe osana ka ära. Te saate selle ka õppeprotsessi tuua. Kaasa arvatud saab õppeprotsessi selle vabaõpingu kaudu tuua ka see, kui te suvel teete mingit tööd. Käite suvel tööl, see on ju puhas praktika, puha oskuste omandamine ja üldpädevuste arendamine. Nii et see on ka võimalik siia tuua. Mis siis hästi olulised teie kui lõpetajate jaoks siis juhtub, kes tahavad siis seda kutseharidust valida, on see, et ärge otsige nii palju eriala. Teil võib olla raske seda eriala leida. Proovige enda sees mõelda niimoodi, et mis on see kutsetegevuse valdkond, mis mind huvitab. Valdkond. Kas mind huvitab majutus, kas mind huvitab toitlustus, kas mind huvitab ilu ja heaolu teenused või nagu ma enne tõin kunst, kas mind huvitab tehnika, elektroonika, ehitus, kas mind huvitab merendus, laevandus, laevaehitus, et mõtle seda, et mis asi see on, mis sind huvitab, milline valdkond sulle pakub nagu seda huvi, et võt sinna ma tahaksin siseneda, sest enam te kohe ei pea valima eriala. Ja see on jälle üks põhjuseid, nagu ma eelnevalt ütlesin, miks pärast me sellisel moel siis siukest laiapõhjalist kutse keskhariduse õppekava lõime, et õppija ei peaks kohe valima peale põhikooli, sest ta ei tea, mida ta tahab. Et kui siin kallis kolleeg Külli ütles, eks ole, et 5 täiskasvanud inimest tõstis käe 50, kes teadis, mis ta peale põhikooli tahab teha, siis siin ei pea valima, aga ma pean tundma seda, et mis on minu huvi. Et milline see on, et mis mind väga huvitab. Võib-olla see on disain, võib-olla see on sport, me oleme kõik valdkonnad, võib-olla riigikaitse näiteks, ja, et kõik need valdkonnad on olemas ja saab oma huvidest lähtuvalt siis tegelikult valida. Nii et kutsetegevuse valdkond tuleb sul enda jaoks kõigepealt läbi mõelda, mis sa teha tahad. Siis oleme kutse keskhariduse õppekavadesse kirjutanud sissejuhatava osa. Mis asi see on ja miks? Jälle sellepärast, et aidata siis õppijal tegelikult natukene aega anda, valida paremini see sobiv õpitee ja selles mahus siis tegelikult toetatakse, on karjääri toeteenused koolis, eks ole, tehakse kõik võimalikke muid tegevusi, selles valdkonnas on sissejuhatavad siuksed erialased õpped selleks, et te saaksite aru, kas te olete õiges kohas. Kas ikka päriselt see on see, mida ma tahan. Ja kui ei ole, siis selle osa ajal te saate vabalt veel ka minna mujale teise valdkonda ümber, et annab selle liikumispaindlikkuse, sest väga palju tagasisidet kutse keskhariduse katkestajatelt oli see, et see valik oli mul vale. Ma tegelikult ei taha seda üldse õppida. Nüüd on see võimalus, et te saate rahulikult mõelda seal sees koostöös loomulikult õpetajatega, nagu ma ütlesin, et seal toimuvad tegevused, mitte et istute pool aastat kuskil nurgas ja mõtlete, eks ole, nii ei ole, vaid toimuvad tegevused teiega ja pädevuste arendamine siis ikka seal juures kogu aeg. Ja siis te saate ka keskenduda uude kooli sisseelamisele, sest tegelikult näitab ka tagasiside koolidest, et kui õppija tuleb põhikoolist, siis see muutus on päris suur kutsekoolis. Et kaasa arvatud tunniplaan, kaasa arvatud õppemetoodikad, et kuna kutsekool on üldiselt väga praktiline, nii palju kui vähegi võimalik, sest me omandame oskusi ja sinna kaasa arvatud ka üldpädevused. Me peame suhtlema, me peame suutma argumenteerida, me peame suutma ennast mingite tööülesannetega selgeks teha, miks te asju niimoodi teete. Ehk et kõik sellised suhtlemistegevused sinna juurde, nii et kooli sisse elamiseks on natuke antakse läbi nende sissejuhatava osa siis teile ka võimalust ja aega. Sest ühest koolisüsteemist teise siis oleks hea, kui te tunnete siukest sujuvat üleminekut, sest tagasiside siiamaani piloteerivatest koolidest selle osa peale on väga hea olnud. Kuidas õppija tunneb, et ta on meeskonda ehk oma klassi õppinud palju paremini tundma, tal on kadunud mingid hirmud, et kui on siuksed mõnusad meeskondlikud tegevused käivad ja te saate väga ilusti sisse elada ja asi tundub turvalisem, et see on laste tagasiside, et nad tunnevad ennast palju turvalisemalt. Eriala valiku teeb õppija kas esimese aasta lõpuks või teisel õppeaastal. Kirjutan seda sellepärast, et kõikides nendes valdkondlikes laiapõhjalistes õppekavades on see erinev, millal te peate hakkama valima.
See sõltub, kuidas on eriala sisu üles ehitatud, kui palju on selles valdkonnas ühiseid õpinguid oskuste näol ja millal hakkab see lahknemine siis, millal valima peate. Ja see on ka kõik kirjas kooli kodulehtedel, et millal need valikud toimuvad. Kui õppekavagi lahti võtta, siis õppekava sees on see ka kirjas, et millal valik toimub. Ja sellepärast ongi üldiselt, nii palju kui ma kõike neid õppekavasid vaatasin, mida meil on 32, siis reeglina esimene valik enne esimese aasta lõpupoolset osa ei ole mitte üheski õppekavas. Nii et põhimõtteliselt esimene aasta on kõik siis siukseid valdkondlikke õpinguid. Mis on selles, toon lihtsalt näite, kui on mootorsõiduki tehniku õppekava laiapõhjaline, siis seal õpetatakse kõike neid, mis on nendel ühised olused oskused. Ja see on selles esimeses aastas. Mõned õppekavade puhul peab täitsa spetsialiseerumise valiku tegema alles teise aasta lõpuks, ehk et õpitaksegi ühiselt kõiki oskusmooduleid. Nii et need on väga erinevad ja sõltub sellest, millise laiapõhjalise kutse keskhariduse õppekavade valite. Puhas üldharidusõpingute mahu suurenemine tõin tundidesse, et oleks võib-olla arusaadavam kõigile, kes täna kuulavad. Et see on väga oluline muutus. Kui ennem oli 780 tundi üldharidusõpinguid, see on puhas üldharidusõping, lõimitult ma neid ei räägi, ja nüüd on see 2080 tundi. Ehk see peaks andma teile palju parema ettevalmistuse siis selleks ka edasi õppimiseks. Ja samuti on valikõpingute osana kohustus koolil pakkuda, kes soovib seda valida ja tahab edasi minna õppima, riigieksami ettevalmistuse lisandväärtusega mooduleid sellele suurele üldhariduse puhta õpingule, mis praegu on sisse kirjutatud. Nii et need, kes tahavad minna edasi, tunnevad, et jah, see on see, et mind jubedalt huvitab ja tahan kindlasti minna Tehnikaülikooli edasi õppima, näiteks toiduainete tehnoloogiat, kui ma olen lõpetanud siin toiduainete tehnoloogia õppekava ja lähen toidu valmistamisega seotud asju õppima, siis võtan ja valin selle üldhariduse moodulid ja riigieksamid ja lähen edasi õppima ja mingeid takistusi ei tohiks tekkida. Ja oskuste põhised on siis kõik meie õppekavad, koosneb moodulitest, need on oskused ja neid oskusi, kui üks moodul saab läbi, siis seda tuleb demonstreerida. Ehk kool peab olema veendunud, et see, kes seda õppis, et ta on selle oskuse omandanud. Ja see on hästi oluline uutes õppekavades. Valikõpingute hulka siis vabaõpinguid kuuluvad, millest ma juba pikalt rääkisin, et siin ma seda rohkem ette ei too. Ehk et kutse keskharidus, siis, mida me täiesti uueks oleme loonud kõikides koolides, peaks andma teile tegelikult väga tugeva vundamendi ja ettevalmistuse siis tööturule sisenemiseks. Ehk et ettevõtja peaks saama palju tugevama, enesekindlama ja teadlikuma töötaja, ja samas ka tegelikult teie edasiõppimisvõimalused kõrghariduses on tagatud. Kindlalt tagatud. Mitte, et ta praegu ei olnud tagatud, vaid siis on natuke kindlamalt baasiga tagatud. Nüüd on need 32 kutse keskhariduse uut laiapõhjalist õppekava. Siin te ei näe, siin mõnel õppekaval on sees, ma toon lihtsalt näiteid, 2 suunda ja 4 spetsialiseerumist. Mõnel õppekaval on 3 suunda ja ei ole ühtegi spetsialiseerumist. Et on lihtsalt suunapõhised. Et siin, kui teil midagi huvitab, mingi valdkond, nii kui ma võtan siin logistika ja laokorraldus, kui te tunnete, et laomajanduse logistika on teie teema, siis ole hea, võta lahti, vaata, näiteks eriti kui sa valid veel mõne kooli, näiteks kuidas valid, ma tahan Järvamaa kutsehariduskeskusesse minna, ma elan Kesk-Eestis näiteks. Ja. Et kindel suund, et saaks oma kodu lähedale kooli, võtan kodulehe lahti ja vaatan, mida nad pakuvad kutse keskharidusõppes. Seal on ka õppekavad üleval. Teen lahti ja loen seda. Ma ei pea tervet seda bulletit seal lugema, vaid loen seda esimest lehekülge, kus on kõik oluline info selleks, et saaks aru, mis sind ootab ja mis sa tegema hakkad. Teine oluline koht, ma väga loodan, et haridusinfoportaal edu.ee jõuab meil selle tööga nii kaugele arendustegevusega, et tekib 3 ust põhikooli lõpetaja jaoks, kus on gümnaasiumi uks, kus on kutse keskhariduse uks ja kus on siis kutseõppe uks. Ja kui ma teen kutse keskhariduse ukse lahti, siis sealt tagant avanevad kõik 32 seda laiapõhjalist õppekava ja ma saan ükshaaval klikkida ja tekib lühike kokkuvõte, mis asi see on.
Et siis oleks teil väga lihtne valida, see arendus praegu toimub, see ei ole valmis, miks pärast ka kolleeg Külli seda väga hetkel oluliselt ei presenteerinud. Täpselt selle sama lehekülje peal siis see haridusinfoportaal edu.ee. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, hetkel on siin 2 suurt õppekava all, mis on hästi ju populaarsed olnud, et on tarkvaraarendaja, IT-süsteemide spetsialist, et selle all, ehk et te peate lahti tegema. Mis meil siis täitsa uued on, mida ennem pole üldse olnud? Jätkusuutlik ettevõtluse korraldus on ärivaldkonnale suunatud, mida ei ole ennem üldse kutse keskhariduses olnud. Siis on täiesti uus, on meil, kohe vaatan siit, disain on olnud mingil moel, aga seda on laiendatud. Heakorrateenused on, me avasime ikkagi nagu, meie vaade oli sellel, et me lasime koolidel õppekava koostada sellisel moel, et nad saaksid läbi kõikide valdkondade saaks pakkuda tulijatele ühte võimalust. Kas see realiseerub, kas kõik valitakse, see juba selgub sellel kevadel, et kuidas see valik on. Aga mis meil veel on uus? Aiandus ja loodushoid. Seal on väga palju asju sees, seal on floristikat, seal on looduskeskkonda, seal on aianduse asju, kunst ja ruumiloome, et mida ei ole enne mitte kunagi olnud. Mehitamata sõidukite tehnoloogiad ehk droonid, et need on seal on 2 erinevat suunda, eks ole, et siin tasub vaadata. Põllumajandus ja veterinaaria sees on väikelooma ja suurlooma arsti assistent, loomaarsti assistent, et leiate sealt tagant, kaasa arvatud põllumajanduses loomulikult, ega muud asjad on jäänud sisse kõik, mis põllumajandusega seotud on ja kaasa arvatud hobu kasvatamine. Sotsiaaltöö ja teenused, mitte kunagi ei ole ennem olnud kutse keskharidust sotsiaaltöö valdkonnas, täiesti uus juurde toodud. Sporti pole mitte kunagi olnud, et käsitööd on riigikaitse on siis puhtalt riigikaitse logistika ja pluss siis nende masinate tehniline tundmine ja teadmine ja selle sees loomulikult on väga, väga tihe koostööga Kaitseressursside Ametiga. Mootorsõidukide remonditehnoloogia, et siin on kõik võimalikud sõiduautodega seotud siis tööd, on need värvimised, on need remontimised ja mis iganes, kõik sinna juurde kuulub. Tants ja liikumine, mida ei ole mitte kunagi ennem olnud veel sellisel moel, et on toodud juurde, meil on küll ballett, eks ole, aga sellisel moel. Ja merenduse õppekavad ja väikelaevade ehitustehnoloogia õppekava, et valikud peaks olema kõikides valdkondades, mis hetkel nagu võimalik on pakkuda. Nii et ei tohiks olla seda küll enam, et ütlete, et mul ei ole mitte midagi valida. Lihtsalt tuleb üles nüüd leida. Et ei ununeks ära, et meil on kutseõppe ka. Siis panin ühe slaidi igaks juhuks sellel ka, et väga palju küsitakse seda ja kuna siin on ka muid kuulajaid väljaspoolt, siis tegelikult kutseõppe oli, on ja jääb. See ei kao kuskile. Kuna kutsekoolid on need koolid, mis pakuvad erinevatele sihtrühmadele õpet ja see ongi nii. Teisest tasemest kuni 5. tasemeni välja on kutsekoolis siis kutseõppe pakkumine ja teavad, teine tase on madalam tase, ma kirjutasin sulgudesse juurde, et siin on nagu need õppijad peavad saama ka kutseõpet sellel moel, et edasi oma eluga toime tulla ja panustada ühiskonda ja neid on ligikaudu hetkel 12 õppekava. See on muutumises kogu aeg, sellepärast nagu ma ütlesin, koolid teevad neid juurde. Nii et ärge kartke, ka kõik kallid kuulajad, kes te olete kamerate taga, siis tegelikult kutseõppe oli, on ja jääb endiselt. 3. tasemel täpselt samamoodi, praegu on ligikaudu 35 õppekava ja me hakkame juurde tegema neid, et oleks kõigile ikkagi võimalus ka seal õppida. 4. taseme, nüüd on kutseõppe ilma keskhariduseta. Meie käest on väga palju küsitud, aga mida teevad need õppijad, kes ei ole valmis nii suures mahus seda keskharidust õppima. Koolid on läbi mõelnud selle, me oleme läbi mõelnud, need on kõik olemas. Jah, võib-olla päris ei ole niimoodi, et kui ma kunstis ja ruumiloomes nüüd õppisin seda ruumi disaini, et see on mul nüüd kindlasti ka kutseõppe õppekava olemas. Kõikidel ei ole, aga valdkondliku baasi pealt ühe kutseõppe õppekava koolid teevad sellise, et kui ma teisel aastal tunnen, et ma ei suuda seda õppida, siis on võimalik ka ümber kutseõppe õppekavale minna. Et need teed ja võimalused koolides kindlasti jäävad ja on. Nii et nagu kõige esimene kõneleja ütles, valesid valikuid ei ole. Päris tõsiselt ei ole valesid valikud. Et mõelge hoolega ja kui te sisetunde järgi valite ja õpite, siis te olete rõõmsad ja te õpite isuga, mitte jube piinlikust ja vastikust kohustusest, vaid see on mõnus.
Ka minu slaidid said otsa. Ma loodan, et tegin kiire suure ülevaate kutsekeskharidusest ja kutseõppevõimalustest kutsekoolides. Suur aitäh, Külli ja Marelle, selle selge ülevaate eest. Ma loodan, et kõigile sai natukenegi selgemaks, et kuidas nüüd ja kust infot otsida ja julgelt ise juurde lugeda. Aga kõigepealt teile ka sisseastumisvestluse küsimus, mis siis võib mõnel kooli vestlusel täitsa vabalt ette tulla. Mille üle sa enda juures uhke oled ja miks? No mina olen uhke selle üle, et mina ka ei läinud ju kohe edasi õppima, et kui siin esimene rääkis, läksin, aga elu tuli vahele igasugune. Ja läksin hiljem ja olen selle üle üliõnnelik, sellepärast, et sain õppida mitte poliitökonoomiat, nagu tollel ajal õpetati väga paljudes kohtades, vaid saan õppida tänapäevast õpet, mida anti. Ja kuna ma läksin hilisemalt, kui esimene kõneleja oli ka nüüd juba 33, eks ole, nagu ma aru sain, ja õpib mõnuga, siis tegelikult mida hilisemalt lähed, näiteks ma toon, et kui sa lähed peale kutsekeskharidust tööle, sest sul on olemas kõik oskused, miks ei minda ka väga palju peale kutsekeskharidust näiteks ülikooli õppima, on see, et inimesed juba teenivad leiba ja saavad raha selle eest päris korralikult. Ja nad ei näe võib-olla seda väljundit, et tegelikult õppige teadlikult. Mina läksin teadlikult õppima, ma ei läinud sellepärast, et mingit kõrgharidust omandada, vaid ma läksin sellepärast, et mind see õudselt huvitas ja mul oli jube põnev õppida, päriselt ka. Nii selle kõrghariduse esimeses astmes kui hilisemalt ka magistris. Ma teadsin, mida ma tahan, sest ma tegin oma sisemise tunde pealt hoopis teise valiku, kui ma läksin peale keskkooli. Selle üle on rõõmus. Aitäh selle põhjaliku vastuse eest. Mina olen uhke selle üle, et ma ei ole läinud kaasa sellega, mis on nagu mainstream. Ehk ma olen julgenud teha selliseid valikuid, mis on raskemad ja mis nõuavad väljakutset. Et ärge kartke väljakutseid, tehke võib-olla neid valikuid, mida teie sõbrad ei tee aga mida te tunnete, et teie peaksite tegema. Et usaldage oma sisetunnet ja need raskused ja väljakutsed on väga magus, kui sa need ületad. Sellised head võidud. Ja. Just. Ma arvan, et väga hea soovitus siia päeva. Aga nüüd saalist, kui sul on mõni küsimus, siis anna julgelt käega märku ja saame sulle mikrofoni tuua. Tekkis mõni mõte, mida tahaks täpsustada praegu, on täpselt see hea võimalus. Tundub, et kõik on selge. Jah. Hästi. Aga siis ma vaatan, et veebis on mõned küsimused. Siin 2 küsimust on sellised, mida ma arvan, et saab veidike kokku panna. Mõte on siis see, et kuidas ja mil määral arvestab haridusreform eripäradega. Gümnaasiumi vastuvõtt toimub põhikooli eksami tulemuste põhjal. Ja siin on siis küsimus, et kas see on nagu aus olukord panna eripäraga õpilane konkureerima tavaõpilasega. Ja mure on siis selles, et see lõikaks ära tema õppide jätkamise võimaluse gümnaasiumis või tekitab lisapingeid. Kuidas on tagatud võimetele vastav õpilaste kohtlemine selles olukorras? Ja toevajadusega õpilased on väga suur teema ja iga kool annab oma panuse, et toevajadusega õpilased saaksid toetatud. Täna õhtupoole on meil paneel arutelu, kus kindlasti ka toevajadusega õpilaste õppide jätkumine, ka lõpueksamite teema on, nii et seal kindlasti tuleb rohkem vastuseid ja Haridus- ja Teadusministeeriumi õppimiskohustuse erilehel on mitu webinari toimunud. 20. veebruaril viimane, mis rääkis toevajadusega õpilasest, tema võimalustest õpiteel ja võimalikud õpiteed, nii et soovitan seda ka järgi kuulata ja vaadata, et see on väga lai teema ja kõikides koolides on need toepakkumised olemas nii kutseõppes kui gümnaasiumis ja nende õpilastega arvestatakse. Aga see on väga lai teema, nii et õhtune paneel sellele keskendub ja vaadake neid webinari järgi. Hästi, et siis tasub sealt seda jälgida. Ma vaatan, et siin on mõnel õpilasel ka olnud küsimused, võtaks ühe veel, et näiteks kuidas 4-aastase kutseõppe alguses rohkem tähelepanu gümnaasiumi ainetele annab mul võimaluse sooritada edukalt eksamid 4. aasta lõpus. Ja mure on siis selles, et küsija tunneb, et ta on selleks ajaks õpitu juba unustanud. Et kuidas see
Ei, loodame, et see ikka päris nii ei ole, et kuskil anti kõik ära ja või mitte midagi ei anta, et tegelikult on ikkagi õppetöökorralduse ülesehitus on kooli teha ja õppekava võimaldab läbi 4 aasta tegelikult kõike neid ka üldharidusaineid, ka kutseõppeaineid anda läbivalt. Mitte midagi ei pea kuskil ära jätma sellisel moel, et nüüd me anname ainult seda teeme ja siis me hakkame seda tükki tegema, et sellist asja ei ole. Et tegelikult on kõik koolikorralduslik ja kõik on võimalik ja ma loodan, et see nii ka ei ole, nagu kiires oli. Et hirmu ei tohiks tunda. Suur aitäh teile! Aitäh! Ja kõike head! Ilusat päeva!